Meie oleme Londonis, minu selja taga on Thamesi jõgi ja meie oleme tulnud siia Sony World Photo Awards auhindade jagamisele ja mitte ainult, sest minu käes on Sony täiesti uus kaamera, Sony Alpha 77 Mark II. Täna just äsja välja kuulutatud ja meie vaatamegi, mida teeb, kuidas see teeb ja mis temas siis on. Enne kui me läheme igast süvitsi detailide ja ütleme numbrite ja näitajate juurde, ma tegelikult tahaks rääkida ära kõige olulisema, mis mulle muljet avaldas. Ja selleks on autofookuse kiirus. See on tegelikult üsna hämmastav. Ma isegi ei oska seda kuidagi millegagi võrrelda, sellepärast et see sõna otseses mõttes lihtsalt lõikab nii nagu lõikab, ma ei tea, relakas rauda, ütleme niiviisi, sellepärast et kõndimise pealt ja no lihtsalt konkreetselt kogu aeg. Nuppal kogu aeg terav, kogu aeg pilt, et see on kõige hämmastavam asi. Ma arvan, selle kaamera juures üldse. Kiire autofookuse esiteks muidugi tagab 79 autofookuspunkti, ehk siis on uus autofookussensor. Selle 79-st 15 on ristsensorid ja mis on eriti hea on see, et nad ei asetse kohe kaadri keskel kõik puntras, vaid nad on isegi niiviisi üles alla laiali nihutatud, mis lihtsustab oluliselt autofookust. Loomulikult protsessor, uus protsessor Bionz X, mis mitte ainult ei taga kiiret autofookust, vaid annab meile ka üleüldse kiirema käitumise kaameral, kiirema piltide taasesitamise, kiirema sarjavõtte ja rääkimata pildist kindlasti ka video, sest video on väga oluline selle kaamera puhul. Ja uus sensor, 24,3 miljonit pikslit, annab hea terava tulemuse. Et üldkokkuvõttes selline uus kaamera, vana kaamera keres praktiliselt, aga väga kiire autofookus, nagu öeldud, väga täpne ja teravad pildid.